Tere tulemast kuulama podcasti Iluvarjus. Saadet siis, kus räägime ilu pahupoolest. Loeme ette täna teie lood ja lugejakirjad, arutame kõige kummalisemaid ja piinlikumaid või lausa kasutumaid iluoste ja vaatame siis otsa täna sellele, millest tavaliselt ei räägita, sest ilu ei ole ainult sära ja glamuur. Vahel on see natukene ka varjus. Mina olen Silli. Mina olen Kristel. Ja olemegi vaikselt jõudnud oma teise hooaja viimase episoodini. Yes. 20 episood ja kohe algab septembrikuu. Kõik on uus. Kool, värgid. Kõik on uus ja meil on ka väga palju uusi asju tegelikult, millest võib-olla rääkida. Meil on, alustame kohe siis oma uudistega, sest kes siis veel koera saba kirgitab. Meil on siin laua peal hunnik mänge, võib öelda, et need on mängud. Ja äkki teeks asja põnevamaks ja laseme teile ära arvata, mis mäng see võiks olla ja äkki jagaks isegi mänge või... Miks mitte? Et iluteemaline seltskonna mäng ootab siin laua peal. Naistele või miks mitte ka meestele. Seega, kes jagab mõtteid, milline see mäng võiks olla, siis andke tuld ja kirjutage meile Instasse, sealt saame arutleda edasi ja vaadata siis, kes kõige lähemale jõuab. Aga loodame, et olete siis eelmise nädala, tegelikult 2 nädalat tagasi juba 3. Meil tuli ju 3 nädalat tagasi viimane episood, me ei ole nii ammu olnud eetris. No vahepeal Kätlini episood ja läks natukene ajalihkesse. Et loodame, et olete saanud taastuda sellest ja olete valmis. Ja et valmis sügiseles ikkagi vastu minema ja Lashboss ootab juba septembri alguses, nii et ärge siis pead norgu laske ja minge ikka võistlema. Aga nagu Kristel ütles, siis räägime teie iluostudest ja kõige halvematest ja mul tuli ka kohe paar tükki meelde, millega olen ämbrisse pannud. Et aga vaatame siis, mis te meile kirjutasite. Ja võite märku kanda, kas selline süsteem oleks teie jaoks natukene lihtsam, kus me esitame mingeid ägedaid küsimusi ja te vastate ja me teeme sellest episoodi või te eelistaksite minna mailboxi, võtta see lahti ja oma pikad lood ja asjad kirja panna. Kuidas kellegile ilmselt? Osadele meeldib siuke lühike vastus ja osadele pikemalt kirjutada, et kindlasti, kuna selle teemaga oli päris ägedaid ja lahedaid vastuseid seal, siis ilmselt seda saab ka edaspidi ära kasutada. Jah. Storidena. Aga esimene vastus, mis mulle siit kohe vastu vaatab, ongi, et kõige hullem iluost oli siis solaariumi kreem ise pruunistuva efektiga, ja tulemus oli kohutav. Ma mäletan, kui ma veel kunagi solaariumis käisin niimoodi ikka mitmeid kordi nädalas ja siis olid mingisugused pipra efektiga solaariumi kreemid, nii et kui sa selle endale ikkagi ütleme, see tagumik nagu hakkas päris korralikult kihelema, et mina ei suutnudki nendega olla, et ma ei kujuta ette, et see ise pruunistav, kui mõnusalt laiguline see võis jääda. Ja kus nagu naljakas on see ja vaata, kuidas praegu ajas see solaariumis käimine muutunud on, vaata siis ikka läksid solaariumisse, sa võtsid maksimum aja endale, siis kõik mingid kreemid, asjad, värgid, särgid. Ma tean, et ei tohtinud kasutada, aga ma tean, et osad kasutasid mingit beebiõli või midagi vaata ka, et see aitab veel tumedamaks saada. Ilmselt vales kliimas sündinud kuskil, valel maal. Jaa. Ei, no pruun on ilus, aga tänapäeval võib-olla ei ole see nagu nii popp enam. Vist ei ole, jah. Väga palju ei kuule enam. Tavaliselt oli ikka vaata see, ma lähen käin sallis. Nüüd enam nagu naljad nüüd on vist ise pruunistavat teema rohkem. Ja mõistlikult päikese võtmine. Ja üks päev ma just mõtlesin, et ma ei ole ju see aasta ka päikest näinud, nagu ikka on ju, et randa mina ei jõua. Üks päev mõtlesin endale vabaks, et ma lähen nüüd randa. See oli siis see ainuke juulipäev, kus sadas vihma. Siis ma otsisin kapist, et ma sain mingisuguse Garnieri õli, ise pruunistav õli, mis on nagu paned peale ja siis tunni aja pärast peaks nagu tulema tulemus, on ju. Et seal oli küll, et koorid ära, ega massi viitsi koorida, on ju. Ma käisin duši all ära, tõmbasin selle peale. No tegelikult oleks võinud vist koorida.
aga ta andis nagu ilusa kuldse jume, aga lihtsalt nagu põlve all ja jalalaba peal, kus on natuke kuivem nahk, et seal nagu sai nagu ekstra tõmmuks, et siis see nägi veits niisugune kahtlane välja. Aga tegelikult päris mugav. See ei ole küll nagu... On jaa, aga lihtsalt selle õige toote leidmine on, ma arvan, nagu niisugune keerulisem, et see jääks nagu kena, sest me teame kõik, et nagu need randmekohad on ka, vaata, ja siis sõrmevahed, mis sul on mingid eluoranžid näevad välja, see on nagu päris õudne, et kasutaks küll lisapruunistavat võib-olla, aga kui keegi teab mõnda head, mis päriselt jääb niisugune hästi ilus, loomulik ja... Bahama podil on väga hea. On, Need on nüüd mingi kinnastega, mida määrid peale või? Okei. No, et siis tuleb... Seal jääb loomulik tooni, et seda ei haise nagu... Minu see solaariumi kreemide puhul ka see hais on nagu eriti rõve. Lõhna järgi saad aru, kui sa oled sollis käinud. Jah, et see on nagu vastik. On küll, jah. Aga jaa, liigume edasi. Siis järgmine on meil pooleli millegi pärast jäänud, me ei saa sellest aru, aga me loeme selle ikkagist ette. Ostsin näomaski, mis lõhnas nagu piparmündine betoon, aga ma ei tea, kas see peaks nüüd olema betoon või botoon. Ja peale selle kasutamist nägin välja nagu... 3 punkti. 3 punkti, kõik. No piparmünt ja näomask kõlab juba niimoodi kerge... Jah, piparmünt üldse nagu näkku. Huvitav valik. Silmadel võib ka päris nagu ebamugav olla veits. Kui see aur sulle silma läheb, oleneb kui piparmünt selline. Okay. Siis ma olen kunagi tegelikult mingit, kas see oli silmaaluse kreem, millel oli ka mingisugune mentool või midagi piparmündilaadset sees ja no tegelikult silmadel oli ikka nagu väga-väga ebamugav. Et äkki oli midagi sellist, aga samas kui ta nägi välja, siis kui sul silmad kinni on nutust, siis sa ei näe enam välja, seega eeldaks, et ta oli näost punane. Või siis piparmünt on roheline, näomask võis olla ka roheline, ehk siis ta nägi välja nagu Shrek. Äkki. Okei. Või Fiona, sest tegu on naisterahvaga. Ühesõnaga, ärge ostke piparmündiga näomaske ja eelistage mingisugust tagasihoidlikumat rohelist tooni nagu, ma ei tea, aloe äkki. Näiteks. Kui roheline värv meeldib. Mida piparmünt näole peaks tegema? Me oleks näohooldusinimesi vaja, eksperte. Ma ei tea, ja minu jaoks on nagu pigem ta tekitab sellist õhetavat efekti, aga ma ei tea, mille jaoks see näole hea on. Võib-olla. Ilmselt oleneb doseeritavast koguses, et kui seda kuskil mingi õrnalt sees on. Mul vist üks näopesukeel on, millega ma näohooldust teen, on see, aga seal on eukalüpt sees. See jätab küll hästi õrnalt ja kergelt siukse õhetava tunda vaata. Okei. Millegi jaoks see ikka siis on. No teepõli on nagu teine asi, millest saab aru, et see ongi ju antibakteriaalne ja punnikeste vastane. Ja. Aga ühesõnaga hoiame piparmündist eemale, ei taha ühtegi oma näomaski. Joome ainult teena. Aga järgmine on, et emale sai ostetud juuksevärv, mis tegi ta juuksed kastan, pruuni ja siis me ei näe edasi. Asemel oranžiks. Mina näen. Sina näed, okei. Oranžiks. See oli muidu mina, kes selle kirjutas. No nii, ava tausta siis. Ta saatis mind poodi juuksevärvi ostma, aga ma ei viitsinud poodi minna ja siis mulle sattus tee peale ette üks putka, kus ka juuksevärve müüdi ja nagu putkast juuksevärvi ostmine juba võib öelda nii mõndagi. Ja siis ma viisin selle koju, aga seal pildi peal oli, et see on nagu kastani pruun, siuke ilus. Aga noh, eks need värvid ka oma vahel ju ei tea kunagi, kuidas reageerivad ja siis läks oranžikaks. Aga kuna ta pidi järgmine päev tööle minema, siis ma olin sunnitud siiski uuesti minema ja poodi tagasi, nagu päris poodi. Ja siis ostsin õige värvi ja õnneks sai järgmine päev päästetud, nii et pole hullu. Minu meelest need poest ostetud juuksevärvidega on alati selline riskivärk, et sa ei tea, mis tulemus seal on. Ma kunagi tahtsin ka, ma olin alati olnud niisugune heledava juuksetooniga ja siis ma tahtsin, et värviks tumedaks. No ja siis ma kunagi olin mingi need toonivad šampoonid, on ju, et kõige lihtsam, siis ma mingi teenikas olin. Siis võtsin ka endale kastanpruuni ja selgus kastanpruun ei olegi pruun, vaid see on pigem punane. Ja punane ei ole minu värv, lihtsalt ütlen. Ja siis, kui ma sain tagasi oma blondi joone peale, siis kunagi müüdi neid blondeerivaid spreisid, mis siis kuumaga, nagu fööniga lased
seda kuuma ja siis ta kuidagi nagu aktiviseerub ja muudab su juuksed heledamaks mingi sidroonivärgiga. No sealt ma sain heinakuhja endale pähe. Loodan, et Ragne ei kuula, sest ta annaks mulle vist vitsa. Ja siis, no ja siis nagu ikka elu muutused on ju. Minu meelest kõige halvem tegu, mis ma kunagi olen võib-olla teinud, oli see, et mul olid nagu tagumikuni juuksed, blondid. Ja siis olin just, ma ei tea, elumuutuste piiril, no nagu ikka, ja värvisin nad praktiliselt mustaks. Ja ma olen nagu lumivalgu ikka ainult koledam versioon. Sest nagu, see oli nagu päris õudne, mul laps just üks päev vaatas neid pilte ja siis mingid emme, nagu, ja siis oli mingi punane tutt seal peas ja nagu, no ühesõnaga, see oli nagu nii katastroof. Ja siis, noh, ega muud moodi ei saanud, et siis ma lõikasin juuksed lühikeseks ja hakkasin triibutama, et saada tagasi heledaks. Nii et kaotasin juuksed ja enese väärikuse. Sealt võib-olla tuligi see soov solaariumist käia, sest see kontrast oli nii tume, vaata. Ei, ma käisin ikka enne seda käisin solaariumis, et siis pärast ma enam ei käinud nii väga. Ma olen ka musta värvi juustega olnud ja nagu ei soovita kellelegi, kes ei ole 100% kindel nagu selles. No aga sa oled tume vähemalt, et sulle võiks nagu enam sobida. Aga... Seda küll jah, aga nagu praegu enam ei värviks. Siis oli veel see mingi must toon, siukse elektrisinise mingi läikega vaatas ikka, issand, kui päädas see oli ikka, noh. Tahaks pilti näha. Jumal tänatud vist ei ole neid. Mul üks hädine on sellest tumedast juuksest, nii et see tõesti. Aga nüüd ma vähemalt tean, et tume ei ole mulle. Ja kui peaks tahtma, siis parukas on variant. No näiteks jah, muidugi. Soodsam. Aga siis on ostetud siit ka Nixi lipplamp huuleläike, mis ajab köhima ja lausa hinge kinni, sisaldab vürtse. Aga see toimib, seega kas see on halb ost või hea ost? See on nagu kaheldav. Minu arust kõik need pipraga huuleläiked on üsna ebamugavad. See tunne jälle nagu see õhetav. Mul on ka praegu mul on mingisugune L'Oreali, ilus värv ja kõik on nagu tore, aga ma ei tea, kas ta seda plampi teeb, samas ta jätab nagu ilusaks niisugune hästi juicy. Aga kui sa nagu keelega lähed vastu, täpselt nagu sööks pipart, nagu konkreetselt pipra maitsega. Äkki see ongi see õhetav mingi tunne, mis tundub, et sul on huuled nagu suuremad lihtsalt, ma ei tea. Ainult tunne või? Jah, et sa tunned, aga sa ei näe. Ma ei tea, äkki peaks tegema enne ja pärast pildid, kas see nagu töötab. Siis ei saa nagu aru. Samas visuaalselt see nagu teeb suuremaks. Selles mõttes ta on läikiv. Igatahes, jah. Kes tahab suuri huuli, siis Nixi lipplamp. Jep. Või siis järgmine, milleks on siis näopuhastuskeel, vitamiin C ja roosa kreibiga. Pärast nägu õhetas, sügeles ja oli punane. Minu meelest see vitamiin C on selline, mis tekitab igasuguseid niisuguseid reaktsioone. Väga võimalik, jah. Võin olla täiesti valel teel, aga tundub muidugi väga hea asi, jah. Muidugi. Aga noh, ega see... jah, ma arvan, et see näo õhetus ja sügelus ja see, et ta pärast punane oli see nagu, noh, tõesti, see ilmselt kuulub halvima iluostu alla. Seda nagu väga kasutada ei tahaks uuesti. Jah, no ja kui oled ikkagi tundliku nahaga, siis pigem on hoia eemale. Täpselt, siis teate, mida vältida. Mul õnneks, mul üldiselt ei teki mingisuguseid suuremaid reaktsioone, aga samas sõbranna, kui tahad teada, et kas on nagu niisugune hea toode või mitte, siis ta tõmbab üle näo ja on kohe teada, et kas tasub kasutada või mitte. Et kui lähedki konkreetselt paiste ja kärna, siis nagu vist ei ole vaja. Jaa. Okay. Nii, siis üks veel, mis siin on veel lühikene vastus on. Mu mees küsis kunagi mu kalli Karl Lagerfeldi lõhna kohta, mis vetsu värskendaja see on. Nii et... No minul oli just üks päev seda sama sarnast lugu päris vetsu värskendajaks ei peetud, aga käisin siis poes ja anti kaasa niisugune hästi niisutatud selle lõhnaga testririba, aga see oli nagu riidest, et see oli läbimärg, et seda oli nagu korralikult ujutatud ja see oli nagu parfüüm ikka, et korralikult. Nõustasin küll, et selles mõttes ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ta mulle nagu meeldib või ei meeldi, aga et siis hoidsin enda juures, et et vaatan, kas meeldib, on ju. Istun diivani peal, siis mees mingi köögis küsib, mis siin haiseb? Nagu
siis lähen lähemal, ma ei tea, et nagu kõik on nagu sama vana, et noh, et vaata, et uus lõhna sees on hea, et oksele ei hakanud, on ju. Aga ma olin tegelikult juba selleks ajaks ära tellinud oma selle lõhna. Nii et siis, kui ma selle kätte sain, siis ma ei julgenud panna rohkem kui ühe selle surtsu enam, mis läksin nagu kaugelt mööda, et noh, et mis sa arvad, vaata, ja siis noh, et oksele ei aja. Ja siis nagu ongi see lõhn maksab üle 200 € ja siis oksele ei aja on reaktsioon, nii et no. Aga samas klient täna ütles, et hea lõhn, nii et inimesed on erinevad lihtsalt. Kahju, et mees peab mind kannatama. Mu õde on selline, kes minu arust iga kord, kui me poes käime, nuusutab mingid lõhnasi ja siis tal on iga kord minu arust kõik need lõhnad, mida ta nuusutab, on ühe ja sama suguse lõhnaga. Ja mina nendel, nagu ma võin talle kinni silmi minna poodi ostma lõhna, sest ma tean juba, mis lõhn talle meeldib, aga just oli nädalavahetusel, ei, mitte nädalavahetusel, see nädala sees, käisime kuskil poes ja siis ta nuusutab 2 lõhna, siis ta mingi, oh my god, see on nii hea. See on veel parem, ja siis ma nuusutan, ta on lõhnad täpselt ühte samamoodi nagu. Need lõhnameeled on nagu inimestel ka nii erinevad. Mõne parfüüm on tõesti nagu, ma ei tea, kui ripsmetesse ka vaata, kliendid tulevad, siis tegelikult ei ole nagu väga mõistlik ennast vahetult enne pikali tulla või nagu hooldusesse üldse tulla nagu niimoodi, et sa lõhnastad ennast ära, sest sa kunagi ei tea, kuidas see lõhn nagu teisele sobib. Täpselt, sest jah, ma kunagi käisin küüntes, ma mäletan, ma olin rase siis ja siis mul tehti küüned valmis ja siis sellele tehnikule hullult meeldis see, mis see on, kookos siuke kreem on ja ta määris mu käed sellega kokku ja siis ma mingi lähen sealt ära, siis ma mõtlen, kurat, ma ei tea, kas mulle meeldib see lõhn või ei meeldi, siis ma mingi ei, ja siis ma jõudsin koju ja ma läksin oksele, sellepärast et see lõhna ajas mind nagu nii närvidele, et ma lihtsalt ei suutnud ja siiamaani ma ei kasuta ega mingid asju, mis on mingi kookose või mingi siukse lõhnaga, no ma ei fänna üldse neid. Aga ma tean jälle, et osadele hullult maitseb mingi kookos, kõik asjad peavad kookos ainult olema nagu. Aga alates sellest ajast mulle kookos väga ei fänna. Mul on ka kookosega mingisugune teema. No raseduse ajal nagu nii ei meeldi ükski asi. Siis on jah keeruline, aga siis meil tuli üks mitte halb ost. Ja see on juba pikem jutt. Nii. Mul ei tulegi ühtki halba meelde, aga jagan parimat iluostu hoopis. Pole never olnud mingi kõva kreemitaja ja pole kunagi suutnud ühtki kreemitotsikut tühjaks kasutada. Ja siis ma tellisin omal selle Lauren koostöös Magdara kreemi, sest seda haibiti nii palju. No mida? Mul on juba teine purk kohe tühi ja tellin veel. Niisutab mega hästi ja lõhna poolest polegi vaja parfüümi kasutada. Kusjuures ma olen proovinud seda kreemi ja see tõesti on nagu meeldiv, aga see peaks pistaatsia lõhnaga olema. Aga ta on hästi niuke mahe. Et tõesti, ma vihkan igasugused kreeme, mis jätavad nagu vastikult rasvaseks, aga see nagu imendus hästi. Neid Magrada kreeme ma olen ise ka kasutanud. Üks oli äkki mingi pojengiga või mingisugune oli või ei, rabarberi mingisugune värk oli, see oli ülihea. Ja rabarberi mingi, mis see siis on, juukse palsam vist on neil ka või on see juuksemask vist. See on mega hea toode. Okei, mul ootab sahtlisse, just ma sain sünnipäevaks ja siis ma sain veel mingisuguse pojengi kehakooria neilt. Aga ma ei ole jõudnud kasutada, sest aga see juuksama on tõesti mega hea, see jätab juuksed nagu nii mõnusalt lõhnavaks ja see ei ole siuke halb lõhn, vaata nagu selles suhtes ta on siuke mahe ja tagasihoidlik ja mega siledaks, nagu kui sa pesed selle maha, siis sa tunned love it. Tundub, et ma võtan selle kohe kapist kasutusse. Tahaks kohe pead pesta. Seda ka, jah. Nii, ma loen ühe siis pikema ja siis sa saad teise veel pikema lugeda. Vahva. Nii, minu kõige hullem iluost oli umbes 10 aastat tagasi, kui sai Selverist ostetud Solariumi kreevi ise pruunistuva, ma ei tea, kas ma vahepeal loen üldse õigesti, ise pruunistuva efektiga. See aeg ma ei teadnud suurt midagi nendest kreemidest ja kuidas sellise efektiga kreem üldse toimib. Sai siis solli mindud ja panin seal ikka korralikult seda kreemi endale peale. Kui sollis oli käidud, otsustasin jalgsi koju minna ja veel mõtlesin, et nüüd jalgadele mingi jume peal võib julgelt lühikesi pükse kanda.
Tänaval vastu tulevad inimesed vaatasid mind ja mõtlesin, et mida nad vaatavad. Kas mul on nägu must või vaadatakse mu riideid. Võtsin isegi kotist peegli välja, et oma nägu vaadata. Ja siis avastasin, et mu sõrmevahed on oranžid, vaatasin jalgu, jalad olid samuti laigulised. Mul oli nii piinlik. Kiirustasin koju pesema ja üritasin seda oranži tooni oma nahalt maha saada. Peale sellist kogemust ei ole ma mitte ühtegi ise pruunistuvat toodet ostnud. No päris hull. Aga nende ise pruunistuvatega ongi see lugu, et kui ei ole seda kaartvärvi ka, et ta nagu läheb läbipaistaks, sa ei tea ju vaata kuhu kohta, kui palju sa oled pannud. Ja tõesti näpuvahed saavad ikka korralikult vatti, et päris kehv, jah. Nüüd tuleb põhjusega ära pesta. Aga jah, seal on nagu väga keeruline on seda maha ka saada. Koori ainult vist aitab. Tõenäoliselt. Aga see on jah päris õudne, ma olen isegi näinud siukseid laigulisi. No ma olin just selline, et selles mõttes mitte just kaua aega tagasi ja peaks nagu aru peas olema, aga ei. Meil läks ikka seda keha enne koorida, vaata. No ja tegelikult ma isegi kunagi vaatasin, kuidas nagu korrektselt siis kasutada mingisugust ise pruunistavat, seal on nagu YouTube on täis neid igasuguseid, kuidas sa siis koorid ära, siis sa eelmisel päeval kreemitad ennast nagu mega korralikult on ju ära ja siis pärast, kui sa oled selle pahu või kreemi peale pannud, tavalise kuiva puhta rätikuga nühid tegelikult oma põlved, küünarnukid ja kõik niisugused kuivad kohad selles mõttes veel üle ja sellega jäi tegelikult üsna ilus ühtlane tulemus, aga sa pead teadma umbes 2 päeva varem, et sa tahad ennast nagu ise pruunistada. Ise pruunistada. Yeah. Kõige lihtsam on spreipäevitusse minna. Seda ma ei ole kunagi proovinud. Mina olen. Mitu korda. No see tundub lihtsalt see, et see nagu kulukas ja korraks saanud. Jah, aga ta on mugav. Et selles suhtes, kui sa tahad ikka nagu kindla peale minna ja mingil üritusel kuskil ma enne pulma käisin seal, siis ikkagi, aga ka nagu paar päeva enne igaks juhuks ja aga kõige kindlam on jah, nagu ma pigem ma ei hakkaks riskima nendega, et ma hakkan ise ennast mingi kreemitama, ma pigem maksan selle raha ja ma tean, et ma saan nagu ei selliseks pulmaks ja niisuguseks aga sa mõtled niisama tavaline kolmapäev, et välja minna siis või see tundub liiga keeruline. No nii, siis meil on üks hästi pikk kiri ka tulnud. Saadan chatti, kuna kastikesse ei mahu. Pole küll ost, kuid üsna piinlik apsakas. Olin umbes 13-14 aastane ning mõtlesin, et teen esimest korda kooli minekuks kerge meigi. Tuhlasin siis ema asjadest ning värvisin ripsmeid ja lisasin põsepuna. Ei midagi üleliigset. Lõpus otsustasin siis veidi puudrit ka panna ja kuna mu vannitoas oli üsna tume valgus, siis ei näinud, et puuder kuidagi liiga tume oleks. Puuderdasin ära ja läksin rõõmsalt kooli. Koolimajas vaatasid mind kõik kuidagi imelikult, aga ei pööranud sellele suurt tähelepanu. Kuniks alles teise tunni alguses, kui õpetaja minu juurde tuli ning palus minna nägu pesema. Olin jube solvunud ja tusan, et miks ma küll pean oma meigi maha pesema. Ei pannud ma ju isegi palju ning teised minu ealised meikisid ennast ka. Kui WC-sse jõudsin ennast seal peeglist nägin, tahtsin kokku kukkuda. Mu nägu oli tume, pruun ja veel laiguline, sest ma ei pannud seda puudrit ühtlaselt. Terve ülejäänud koolipäev oli nii kohutavalt piinlik olla. Kui lõpuks koju jõudsin ja emale rääkisin, selgus, et puudri asemel oli pannud ikka väga tumedat bronzerit endale näkku. Peale seda juhtumit julgesin hakata meigiga katsetama alles umbes aasta hiljem. Ja siis ka juba ema abiga. No kellel sellist apsakat ei oleks juhtunud, et minu meelest parem tumedam kui heledam. Ütleme nii, et lohutuseks ma võin öelda, et mulle viimati sellist asja ei juhtunud 13-14 aastaselt või 20-ndates. Oh my god, see oli õudne. Meil oli üks sünnipäevapidu oli, kus ma ei mäleta, üks sõbranna vist sai 20 äkki. Siuke korralik juubelikane ja siis me olime vanalinnas ühes baaris töötasime kõik ja siis oli ühes keldris panime seal pidu, aga mu sõbranna siis, kelle sünnipäev oli, kukkus oodatust natuke varem ära. Ta viidi magama ühte lähedal asuvasse korterisse, mis tal oli, ta üüris seda. Ja siis mõne aja pärast kukkusid veel mõned ära, kes ka sinna magama viidi, kaasa arvatud siis mina võib-olla. Ja siis
kuna see magama minek sai suhteliselt vara, siis mingi hetk me ärkasime ülesse, kell oli äkki mingi 3 öösse vist või. Ja siis vaatasime kella, siis mõtlesime mingi, mine pekki nagu, mõned kohad on veel lahti ja me saame veel välja minna, vaata. Ja siis läks juumestuskreem niimoodi näkku, et oh my god, me olime vannitoas, sa võtad oma käed, sa lased juumestuskreemi siia ja siis sa kätega plätsardad see praegu on näkku. pop-värk, sa TikTokis ei ole näinud või niukest meikimistiili, et sa tõmbad ma täna kusjuures nägin, et nagu käega määrid nagu näokreemi seda endale peale. Ja paksult. Aga me nagu ei teinud seda nagu võib-olla kõige ilusamini. Õnneks oli nagu baaris ja igal pool pime tollel hetkel, aga kui me jõudsime koju, siis tagasi sinna ööbimiskohta, siis peeglisse vaadates mõtlesin, et täiesti pekkis nagu ja ise sellised printsessid seal koha peal olles vaata mingi tegelikult kõige hullem ongi see, et sa ennast tunned nagu nii nagu kõrgelt ja siis kõik vaatavad, sa mõtled, et ma näen nagu nii hea välja, et kõik on nagu mingi on ja siis pärast nagu pettumus on nagu päris suur, et no mul on nooremana oli küll silmapliiatsiga oli väike niuke, mulle väga meeldis, et limaskestale paned ka musta pliiatsit, mis teatavasti teeb silmad nagu väiksemaks. Jep. Ja kui mul järjekorrast nagu tõmbad ennast nagu korralikult ikka see mustaks, siis mul ema ütles, et no kuhu sa lähed niimoodi, et su silmad on nagu sea piip peas. Ja siis peale seda ma nagu pigem nagu ei kasuta. Et no ja see meigi teema selles mõttes, no see laiguline, seda nagunii on ju, jumestuskreemi õiget tooni nagunii ei olnud nooremana, et siis läks nagu... Või siis oligi see, et sa tegid endal nagu selle tumeda, ma mäletan kunagi noorena oligi, et see tume jumestuskreem läks otse näkku, on ja, aga kes seda kaela peale mõtleb panna siis või nagu see on jumala fine, et sul käelabad on täiesti lumivalged su mingi tumepruuni näo kõrval, on ja aga mida vanemaks sa said seda natukene said targemaks, siis hakkasid kandma juba kõrge kaelusega mingid pluusasi, vaata, kus sul seda kaela näha ei olnud. Nii et nipid tuleb olla loov. Ajaga arened ja õpid, vaata. Jah, aga jah, ei see, ma arvan, et peabki kolistama igasuguseid meigiämbreid, et saada teada, mis sulle sobib ja mis mitte, sest kus sa muidu tead. Täpselt. Et tänapäeval on see, et sa viid nagu oma teiniealise tütre või noh, jumala eest poisi ka on ju, kui vaja meigi koolitusele, aga siis tuli täpselt nii palju, kui ema tagant mingisuguse väikse uule pliiatsi köntsaka said, siis nii palju kasutasid on ju. Ei olnud nagu mingisuguseid, nagu meil siin, ma ei tea, Sephorad ja Laura Messi. Ma ei tea isegi jah, nagu need nooremad, mu tütrel oli just eelmisel õppeaastal koolis oli üks klassiõde, kes tuli kooli ka ja siis kõik käisid ja küsisid ta käest, mis sul näol täna viga on, vaata, mis juhtunud on ja siis mingi, mis hästi nagu meiki panin endale näkku. Siis mingi, oh my god, kas sa nagu peeglisse oled ka vaadanud? No, võiksin nagu jah, võib-olla veidi suunata või nagu õpetada, vaata, aga ta oligi nagu põsepuna tahtis panna endale peale. Aga see ei olnud õigesse kohtu pandud, vaid nagu see on otseses mõttes põskede peale, et nagu kainda nägi nagu kloun välja, vaata nagu noh. Kadrisant. Kadrisant, jah. Ja. Aga me lubasime jagada parimale iluapsakale tegelikult kingituse ja ma mõtlen, et me peaksime selle nüüd ära jagama ikkagi, sest ma arvan, et solaariumi kreemiga apsakas oli kõige väärivamast seda alandust, mida kõik nägid, selles mõttes kahju. Kas sa oleksid kunagi arvanud, et see kunagi ära tasub see, et sa solaariumi kreemiga puusse panid? No, täna on see päev, et me võtame siis laiguliste jalgadega tüdrukuga ühendust. Jah, täpselt. Ja vaatame äkki... Saadame sulle solaariumi kreemi. mis ei ole ise pruunista. Aga nii. Ja siis teine teema, millest me tahtsime täna rääkida, oligi kliendikirjad. Kas võtame neid ka kohe ette? Võtame need juumestusteemad äkki või? Ja see läheb nüüd loogiliselt edasi kohe. Jah, sellepärast, et need oleme me võlgu veel. Neid kirju on meil siin mitmeid. Kui ma alustan siis esimese lugemisega. Oli täiesti tavaline kolmapäev. Tööpäev lõppes varem ja mõtlesin, täna on see päev. Teen lõpuks ometi selle suitsusilma meigi ära, mida YouTube'is kõik oskavad teha 2 pintslitõmbega.
kui nemad suudavad, siis miks mina mitte. Otsisin välja kõik oma meigitooted, pooled olid ajast, mil mu telefonil oli veel nupp. YouTube'i õpetus käima, peegel akna alla, pintsel kätte ja läks. Esimene silm tuli, öeldakse ju, et kunst on subjektiivne. Ütleme, et see silm oli dramaatiline. Tundus, et olen saanud inspiratsiooni kas balletiteatrist või Halloweenist. Teise silma tegemise ajal tuli ootamatult päikepilve tagant välja. Täpselt aknast otse näkku. Pilgutasin, nägin vaid valgust ja kogemata tõmbasin pintsliga silma asemel laupa. Okei, mõtlesin, pole hullu. Võtan vatitikuga maha, aga vatitikku polnud. Kasutasin lõpuks paberit, millel oli enne olnud poenimekiri. Tänaseni ei tea, kas mu laubal oli hiljem kirjas kartul või veetsupaber. Kui kogu kunstiteos valmis sai, astusin peeglisse. Üks silm oli intensiivne ja tume nagu tormiöö, teine aga udusem ja nägi välja, nagu oleksin teda teinud keset maavärinat. Aga kõige parem osa, uksekell helises. Arvasin, et see on pakikuller ja jooksin uksele. Meik veel värske, juuksed klambritega püsti. Avan ukse ja seal ei olnud mitte kuller, vaid naaber, kes lihtsalt tahtis öelda, et mu jalgrattal on kumm tühi. Ta jäi vait. Vaatas mind, nagu ma oleksin tulnud just välja kas pidžaama peolt või ulmefilmi võtetelt. Välgatas korra pilk mu kulmule, kus ilmselt veel kiri kartul terendus. Naeratasin laialt ja lihtsalt ütlesin, teen kodus kunsti. Ta noogutas aeglaselt ja läks, nagu ta poleks midagi näinud. See on päris hea. See, et keegi sinna peale sattus, oli tõesti kõige vahvam kokkusattumus üleüldse. Või et sul kartul on kuskil näkku kirjutatud. Ma arvan, et see naaber alati muigab lõbusalt, kui seda neiut näeb. Hüüdnimi. Kartul. No jaa, aga nagu tõesti, mina olen ka vaatanud igasugust videoid ja see on nii lihtne. See lihtsalt nagu mingi tšiu-tšau ja nagu imeline on ja. Ja siis lähed tegema. No see, et üks silm on nagu üks ja teine on nagu üldse teine, mul on alati mingi laineriga, et üks nagu on ideaalne, siis mõtlen, natukene lähed parandama. Ja siis lõpuks oled mingi Amy Winehouse on ju, oma mingi full glam mingisuguste laineritega, et siis ma ei tea. No tavaliselt see parandamine teeb, mõtled, et natukene, siis panen juurde või teen seda korda ja siis see läheb väga see pekki. Jah. Aga nüüd ma nägingi tegelikult uut viisi, kuidas mingisuguse läbipaistva puudri sisse paned kreemi selle, mis see otsik on, vaata. No selles mõttes see nagu tuubi, see terav serv, siis sa teed endale nagu jooned ette sellega ja siis sa tõmbad pärast lihtsalt selle läbipaistvat puudri joone järgi, laineri, ja siis sa saad nagu, et see on nagu ette joonistatud sul. Ja siis lihtsalt pühid ära ja korras. No mingi teipidega ka tehtud ja vaata siia. Ja. Mingi tõmbad teibi endale, aga samas need teibid võivad ka erinevatesse kohtadesse, mille silmad on ju ikkagi nagu erinevas. Et jah. Väga lahe. Nice. Jalgratta kumm on tühi. Nii, aga järgmine äpardus, mis jäi kummitama. Tere, jagaksin teiega oma meigi äpardust, mis on siiani hea naljana meeles. Umbes 10 aastat tagasi läksin meiki. Kooli lõpetav jumestaja otsis eksamiks katsejäneseid. Mõtlesin, et ideaalne. Saan reede õhtuks ilusa meigi. Kaaslasega oli nagu nii broneeritud aeg õhtusöögil. Mis saaks valesti minna? Kõik. Õpilani oli armas, aga silm nähtavalt pabinas. Juhendaja seevastu sellise toriseva olekuga, et õhk toas oli kohe pinget täis. Kui meik valmis, tuli juhendaja vaatama. Vaatas mind paar sekundit ja teatas siis täiesti rahulikult. Selle inimesega on keeruline. Tal on üks näopool täiesti teistmoodi kui teine ja üks silm kõrgemal kui teine. Istusin seal ja mõtlesin oma peas. Väga põnev, 24 aastat elanud ja täna sain teada, et mul on 2 eri nägu ja silmad asuvad ka väga erineval kõrgusel. Tegelikult oli vaene õpiline ise kulmud ja silmad veidi viltu teinud, aga juhendaja pani kõik mu anatoomia süüks. Meigi tulemuseks oli selline vaatepilt, et isegi bussiga koju sõita ei julgenud. Meenutasin just kui klouni. Tellisin takso ja pesin meigi maha. Kodus vaatas mu tollane kaaslane mulle otsa ja naeris. Kas sellise meigi saigi siis? Õhtu sai õnneks iseenda tehtud meigiga päästetud. Juhendaja pilk ja kommentaar kummitab mul vaheni siiani ja muigama. Pärast seda kogemust teadsin, et jumestajat tuleb hoolikalt valida ja õnneks polnud mul kohe ees pulma, juubelile ega tähtsale üritusele minekut.
no see on küll ülioluline mõte siit kaasa võtta, et jumestaja valik on väga-väga oluline. Ma tegelikult ei ole väga paljude jumestajate juures käinud ja ma arvan, et minu trauma oli ka seoses minu nii-öelda esimese kogemusega, kus Tartus Kaubamäes tehti vahepeal meiki nagu selles mõttes mingid demomärgid on ju, ja siis ma olingi noor ja mõtlesin, et et väga hea, et saabki, et ta näitab ju ära, mis sulle sobib ja mis mitte. No sealt tuli ka selline õudus, et kui ma olen niigi hele, mul ei ole nagu selles mõttes, kui ma ei ole värvitud, siis mul on nagu ühtlane mast lihtsalt, on ju. Ja ta tegi selle asja veel heledamaks, et kõik läbipaistvad toonid ja ütleme, nagu mitte midagi olnud, et täiesti näotu inimene. Ta näitaski, mis sulle ei sobi. Ja aga ta nagu oleks võinud võib-olla seletada siis seal juurde. Ja siis sellest ongi mulle, et kui jumestaja ei oska mind ilusamaks meikida, siis miks ma peaks sinna minema? Et kuidagi, tänapäeval ma tean, et meil on väga suurepäraseid jumestajaid ja nagu kinni silmi võin minna ja öelda, et ma ei tea, tee midagi ja jumala ükskõik, et ma ei pea peeglisse vaatama, ma tean, et seal on nagu pilt ilus tulemus. Aga esimest korrast ikka mõtled, et päris nagu ehku peale ei lähe ja modelliks ka ei lähe nagu niimoodi, et aga sellega võid muidugi, kui keegi ütleb sulle nagu nii-öelda professionaalse pilguga, et sa oled natukene, meil kõigil on ju näopooled erinevad, aga kui üks pool vaatab ikka silku, teine leiba on, siis natukene hakkad ise ka kahtlema, et äkki ongi, et tegelikult võib-olla nagu kõva häälega ei tasuks kliendi ees niisuguseid asju öelda. Sama on ju vaata mingi ripsmemodellidega, ma ei tea, püsimeigi, me teame jah, et on need vead, aga ma ei pea sulle ütlema, et sa oled punnsilmi. Või tuleb sulle sinna meiki, siis vaatad teda, siis ütled, issand jumal, ma ei saa isegi meigiga siin midagi parandada vaatama. Jah, et tegelikult see nagu riivab ikka väga palju. Ja seda saab natukene vastutustundlikumalt ka vist nagu on see õige sõna. Öelda nagu, et selles suhtes seletadagi inimesele ära, et ma ei tea, kui on näiteks langevad laud on ja siis mitte öelda, et issand jumal, mis välja vaned või? Jah, tõesti. Sest on üles, panen teibiga, korra vaata, kui palju parem on, et lihtsalt seletada, et seda nagu annab modelleeringute ja asjadega nagu varjata ja teha nagu paremaks vaata, et ta tõenäoliselt teab ise ka, et tal on langevad laud. Pigem võib-olla küsidagi, et mis teda ennast häirib, sellepärast, et see, et mind häirib sinu juures su langev laud, võib-olla talle endale meeldib. No, jah. Ebatõenäoline, aga siiski. Jah. Et ei tasu nagu öelda, et issakene, ma ei tea, ilusüstide tegijana, et issand, sa oled nii kortsus, aga võib-olla ma tulin hoopis nina sirgemaks saama. Et sa ei tea ju kunagi, mis nagu teisel see probleem on. Ja siis sa nagu eeldad, aga kõik on ju nii erinevad. Jaa, täpselt. Aga jah, jumestusega on küll, jah, ma olen ise ka kuulnud seda nagu mingid selliseid juhtumeid, kus lähed jumestaja juurde ja siis sa pead ära minema ja oma nägu pesema hakkama. Et isegi siis, kui ma käisin seal meigi koolis kunagi, siis seal oli üks tütarlaps, kellel oli pulmad ja tema näiteks ei olnud ennem kuulnudki, et siuke asi on vajalik nagu pulmaproovi meik ja läks ka, mõtles nagu, mis seal ikka olla saab, vaata. Mis seal ikka on? Väga palju. Ja läkski selle meikari juurde ja tehti nagu siuke nägu talle, et nagu lihtsalt läks ja pesi puhtaks talle ja siis tõmbas endale ise ripsnudussiga ripsnud üle ja huule läige peale ja läks, polnud mitte midagi teha lihtsalt. Mis on kõnnet? Et jah, väga, väga pekkis. Võt nii et... Jaa. Nii, aga siis järgmine kiri on sarjas siis see noorusaeg, kui arvasin, et jumestuskreemist piisab. Oi need esimesed jumestuskatsed. Panin julgelt jumestuskreemi peale ja arvasin, et olen täiega meigitud. Mitte mingit aluskreemi, puudrit ega kinnitamist. Milleks? See tundus liig. Aga iga kord sama lugu. Paari tunni pärast vaatas mulle peeglist vastu läikiva otsa esine, kadunud põsed ja laiali voolanud nina ümbrus. Ainult silmameik veel hoidis vapralt, nagu 2 viimast sõdurit lahinguväljal. Siis veel imestasin, miks meik ei püsi, aga tegelikult jumestus pole lihtsalt värv näkku, see on hooldus, ettevalmistus, kihilisus, kinnitamine ja jah, eriti kui oled higista või rasuse nahaga, ei hoia sind mitte ükski imekreem üksi. Nüüd tean paremini, aga see noorus oli armas, aus ja väga läikiv. Nagu luuletus. Jaa, nii ilusti, mulle meeldib, et inimest oskad nii ilusti asju kirja panna. Jah, sorry, kui me vahepeal ei oska nii ilusti lugeda. Ja probleeme siin koolist on natuke möödas aega.
täpselt september tuleb, äkki tuleb lugemisoskus ka. Jaa, aga tõesti minu meelest kõik algabki sellest baasist, ehk siis korralik näohooldus, vee joomine, see, et kui sul on tegelikult ikkagi see põhi on nagu jama, siis ükski pahtel seda kinni hoia. Jah, täpselt. Ja noh, ongi, et kui ma ise olen ka pigem rasuse nahaga, et siis tahest tahtmata selles mõttes sa pead igasugust trikki ja imenippi tegema, et enam-vähem kuidagi mitte kosmosesse kirgata. Aga see ongi, iga inimene tunneb enda näonahka ja kui sa oled harjunud meiki kandma, siis tõenäoliselt tead sa oma nägu nii palju, et sa oskad kasutada õigeid tooteid ja vahendeid, mida sul vaja on. Ja no õnneks tänapäeval on ju 8 miljonit erinevat primerit, kinnitust, ma ei tea, puudrit, spreid, you name it ja kõik on olemas. Aga siiski on ka inimesi, kes arvavad, et see ongi jumestuskreem ja näkku ja kõik. Aga kui see toimib neile, siis miks mitte? Aga mina peaks ütlema, et mis mind võib-olla isiklikult nagu, ma ei saa öelda, et häirib, aga mida ma ise ei teeks võib-olla, on see, et kui inimene panebki ainult jumestuskreemi, no vahet ei ole, kas ta paneb puudrit peale või mitte, aga et ta näiteks ei lisa mingisugust bronzerit või põsepuna, see on nagu niisugune ühtlane, et niisugune plass nii-öelda. Jah, et nagu see elu kaob sealt ära, et see on niisugune nagu nukulik, aga samas ei ole nagu päris õige. Või no tundub nagu kahtlane lihtsalt. Või noh, ma ise minu silma lihtsalt, ma tahaks, et seal oleks nagu natuke värvi. Meenusest seik, mis meil Viljandis käies oli. See nädal oli, hakkasime välja peole minema ja siis mu tädi oli ka, tegi endal nagu meiki peeglis on ja siis teeb ära ja siis mingi valmis, ma mingi ma ei näe su nägugi, tule teeme nagu normaalsemaks, vaata, mingi highlighti pole, kontuuri pole, kulmud ei paista välja, ripsmed mingi vaevu värvitud, vaata, ja siis ta mingi siis võtsin oma pintsli välja ja tegin näo pähe, hoopis teine tera, täpselt, ja nii ongi nagu sellest jumestuskreemist ainult ei piisa sulle, mida sa sinna paned. See ongi see põhi on tehtud, on ju, või noh, nagu see, ütleme, et maalimisel ka, et sul on see valge olemas ja sealt edasi nagu läheb asi päriseks. Täpselt. Et aga jah. Muidugi on need inimesed, kes on nagu mingi imeilusate täiuslike kulmudega ja siis nagu mingi vasikariipsnutega ja see on mingi ilusad punased huuled juba, on ju. See, et ta natukene nagu korrigeerib oma näonahka, on ju, see piisab. Aga nagu üldini, nagu tavapärast nagu meie, on ju. Me vajame natuke rohkem. Et jah. Veits, jah. Põsepuna on oluline. Pigem põsepuna kui bronzer. No jah. Pigem, ma arvan. Tõl ma ei tea. Ma ei tea, mõned inimesed. No mul on väga valav praegu, mul ei ole mingit põsepuna ega midagi vajagi, nii et oleneb inimesest vaata jälle. Natural glow. No nii, vaatame, kas meil on veel. Üks on veel vist. Mingi juustevärk, jah. No nii, juuste fail, vast oli 5. klass teisme ja metsikud kogemused. Vendadel lõigati masinaga juukseid, õed lõikasid. Ma tahtsin ju ka, istusin pukki ja ütlesin, aga tukk jätke alles. Et siilikas, aga tukaga. Mis arvate, palju tukka oli? 0. 0 tukka. Kartulikoore värv ja siilikas. Big fail, aga jooksuga juuksuri juurde kärtspunast värvi ostma. Kandsin ilusti välja, õdesid enam ei usaldanud juuksuritele. Okei, samas ise soovisid. Ja on naisi, kes tõesti on nagu väga hotid siilikaga ja ma arvan tegelikult see, et see tukka ei jäänud, see on boonus. Sest asjad pidid järelikult nii minema. Ja, sest nagu tukk ja siilikas on veel suurem fail, ma arvan. Mul tulevad mingid. Mul tulevad ka ütleme nagu mingisugused idanaabrite poisid tulevad nüüd pigem nagu. Isegi ma unustasin ära, et siuke asi kunagi kanti nagu tukka ja üle. Mäletad, kui poistel oli taga nagu see hiiresaba või? Või potisoeng üldse nagu. No potisoeng veel, aga nagu see hiiresaba, et see muidu on nagu mingi normaalne ja siis tuleb nagu see saba taga. Õudne. Aga nende juustega on juhtunud nii mõndagi väiksematel lastel eriti veel. Mu õde oli ka kunagi istus üksinda vaikuses, ta oli mingi 3 äkki või. Vaikuses teises toas mitte kunagi ei ole nagu sa tead, et kui toas on vaikus, siis see ei tähenda midagi head. Ja siis läksin teise tuppa, ma küsisin, mida sa teed siin? Ja siis
ja siis ta pani just käärid diivanipadja taha ja siis ta mingi, ei mitte midagi. Ja siis ma läksin tõssin selle padja eest ära, ta oli oma juuksed lõikas ja pani sinna diivanipadja taha veitu. Ma olen ka seda teinud. Mina ei ole õnneks enda juuksed võiksin lõiganud. Ma olen. Meil oli, mul on paar aastat vanem vend ja meil oli korralik ilustuudio vahepeal. Ehk siis kõik ema meigid ja asjad läksid loosi. Oleme selle eest ka saanud väga palju pahandada, sest võib-olla me ei kasutanud päris eesmärgi jaoks neid. Aga siis juuksuriteenuseid ma olen ka kasutanud ja kodus panin ka diivani taha ilusti ja siis mingi kõige parem on see, kui tuka lõikad endale mingisuguse niukse kenad sälgu sisse. Mul oli tegelikult väga hullult ma igatahes ei olnud nagu lõiganud sellepärast, et lihtsalt mingisugust tutike siit sealt, et ma ei mäleta, et ma oleksin nagu mingisugune luntu ringi käinud. Ma veel ütlesin emale, et ma võin talle selle tuka natuke paremaks lõigata, ma tegi veel hullemaks. No arvata on 2 last nagu. Aga jah. Aga vaata, nüüd oleme vennaga mõlemad ilumaailmas, vend ongi nüüd juuksur on ju ja ma siis tegelikult. Ja, ma olen, või barber, ja ma olen siis ripsmete küünte peal ja et aga vaatame siis järgmist ilukogemust. Tahan jagada üht oma ilukogemust, mis mind siiani muigama paneb või natuke ohkama ka. Kunagi käisin küünetehniku juures, kes viilis mu pöidla küüne nii viltu, et see jäi kohe silma. Kui seda mainisin, ütles ta täiesti enesekindlalt, see küüs ongi sul selline, mina ei saa sinna mitte midagi parata. Ma jäin hetkel sõnatuks, ei teadnudki, kas peaksin end vabandama oma anatoomia pärast või otsima peeglist tõesti viltuseid pöidlaid. Lisaks oli ta alati väga kindlameelne selles osas, millist disaini teha. Iga kord, kui läksin oma ideega, sain lõpuks küüned, mis talle ilusad tundusid. Tundsin end nagu lõuend tema visioonile, mitte nagu klient, kelle soovid loevad. Eks ilu nimel kannatame vahel kõik, aga vahel jääb tunne, et võiks natuke ka kuulata, mida inimene ise tahab. Mul tuli praegu meelde see, mis Instas see meem liigub, vaata, et see küüntega oli vahepeal, et mingi Aasia naine, vaata mingi halb inglise keel ja siis mingi, et see küün ongi selline, et sa oled ise siuke. Ei ole näinud. Okei, ma otsin üles selle. Aga ja iluteenindaja puhul minu meelest see oskus kuulata on kõige tähtsam. Sa saad soovitada, aga sa ei saa nagu temast ära otsustada, vaata. Kui on mingi siuke asi tõesti, mida sina isiklikult ka arvad, nagu et tegelikult, ma ei tea, toome need mingid langevad laud, vaata, et kui nagu ütlebki sulle, et ei tee nii ja nii, siis nagu, ma ei tea, kas ta tahab seda nagu veel rohkem rõhutada, vaata, sa võid, inimlikust aspektist nii-öelda rääkida ja anda mingid soovitusi või näidata visuaalselt ette, et mul näiteks kunagi oli püsimeigis tuli üks klient, kes tahtis endale lainerit, on ju, ja siis seda sabaga lainerit, ma ei tea, kas ma olen seda kunagi rääkinud ka siin või ei ole, aga ma räägin uuesti. Ja siis oligi, ma ütlesin talle, et see ei jää sul välja näha. Reaalselt seda ei näe. See polt on nagu peal. Ja ta ei olnud just nagu kõige nooruslikum inimene ka nagu, ütleme, ma ei tea, mingi 60 ringis võib-olla või. Ja siis ma ütlesin talle, et davai, ma näitan sulle, kui sa peale seda tavalise silmapliiatsiga joonistamist ikka veel nagu tahad, aga ma ikkagist ma ei tee seda. Nagu. Ja ma joonistasin talle selle valmis sinna ja siis ma ütlesin, et nii, siis vaatas peeglisse ja siis ma ütlesin, et tõuse nüüd istukile ja vaata siis. Ja siis ta mingi, okei. Kus on lainer? Kus on lainer? Aga ja siis ta sai aru, et see ei ole nagu kõige parem mõte. Et niimoodi teha, vaata, et vahest on hea, kui sa saad niisama visuaalselt inimesele ette näidata. Aga nagu, jah, ma ei tea, anatoomia järgi jälle öelda, et sa oledki ja sul on mingid küüned nii, mingid viltused ja väärakad seal, see on natukene siuke nõme. Just tuli just veel, vaatasin eile jälle nagu ikka Instas on ja stories, et siis mul üks Soome endine klient oli pannud, kus tal oli näpp nagu konkreetselt, ütleme, et nagu kui muidu on nagu otse, siis nagu siit näpuliigese kohast see vaatas nagu täiesti välja pool. Ja ma mõtlesin, et see on nagu mingi töötlus, on ju. Ja tegelikult tuli välja, et ta oli kukkunud niimoodi, et see näpp oligi liige, sest niimoodi väljas, et ta oli nagu
täiesti nagu nii ebaloomulik, ta oli nagu ma ei tea, mitu kraadi see on, 90, sest mis see on nagu 60 kraadi või on ühesõnaga mitte ta oli nagu nii ebaloomulikus asendis, et mul nagu lihtsalt ma ei teadnud, et see asi reaalselt võimalik on nagu, et no seal oli küll küüsviltu. Ühesõnaga küüs ei vaadanud põhja, vaid vaatas, ma ei tea, kirdasse. Jah, selles oleme tugevamad natukene kui kraadides. Ja samas see oskus kuulata järjekordselt, et kui ja sa võid öelda, et mis sinu meelest oleks hea, aga kui klient ikkagi ütleb, et ta tahab nagu täiesti seda vastupidist, siis mina olen läinud seda teed, et ma olen teinud seda, mis klient on tahtnud, isegi kui mulle ei pruugi endale sümpatiseerida see. Ja, sest lõppkokkuvõttes on tema see, kes sellega tema maksab. Ringi käib. Ja tema maksab. Ja alati on sul võimalik nagu seda klienti endale mitte võtta, siis kui sulle on tõesti selle töö tegemine nii vastumeelne, nagu et sa ei suuda sellist asja teha, mida see klient tahab, siis iga kliendi jaoks on olemas omad tehnikud. Täpselt. Ja ta leiab selle tehniku ülesse, kes teeb siis seda, mida ta parasjagu tahab. Et ei pea hambad ristis tegema ka seal. Ja, täpselt nii. Nii, okei. Ma loen siis viimase kirja. Okei. Juba on naljakas. Hei, jagan teile kogemust, mis õpetas palju ja miks ma töötan nüüd ainult 16+ klientidega lapse vanema teadmisel. Tahan jagada ühte oma varasemat kogemust, kui oli veel noor ja alles alustav küünetehnik. Tuli minu juurde 14-aastane tüdruk, kes teadis, et olen alles õppinud ning alles kogemusi koguv tehnik. Tema ema aga sellest teadlik ei olnud. Tüdruk soovis väga pikki küüsi keerulise disainiga. Selgitasin, et tema naturaalsed küüned ei ole nii pikkade küünte kandmiseks sobivad ning alguses ei olnud ma nõus nii pikki tegema. Pärast pikka veenmist ja kinnitust, et tema vastutab ja ta tahab ikka, andsin järele. Kogu protsess kestis umbes 2,5 tundi. Töö ise oli keeruline ja disain, mille ta soovis, oli ausalt öeldes visuaalselt vastuoluline ja tehniliselt ebaõnnestumise äärel, kuid ta keeldus kategooriliselt kõigist muudatustest ja soovitustest. Mõne päeva pärast sain tema emalt solvava kirja, milles süüdistati mind ebaprofessionaalsuses ning küsiti lausa mitme kartulikoti eest ma oma sertifikaadi sain. Kirsiks tordil oli süüdistus, et mina olevat andnud tüdrukule mokatubakat, mida ma pole mitte kunagi elus isegi proovinud. Nagu hiljem selgus, oli neiu tegelikult kasutanud küünte tegemise aega ettekäändana, et olla oma poissõbra juures, kelle juures ta tegelikult olla ei tohtinud. Emale ütles ta, et küüsi tegin 6 tundi, mis oli muidugi vale. See kogemus oli valus, aga õpetlik. Tänaseks olen võtnud vastu otsuse, et teen küüsi ainult 16+ klientidele, ainult juhul, kui olen lapse vanemaga isiklikult suhelnud ja kõik tingimused on selged. Ja kui keegi veel küsib, siis ei, ma ei ostnud oma koolitust kartulikoti eest. Tõsi, see kartulikoti väljend on nüüd meie sõpruskonnas nali, millega ikka vahel meenutame, kui palju on algusaastad õpetanud. Ja siis ta on siin pannud selle screeni ka sellest, et tere, mida ma nüüd siis sinuga peale hakkan. Küüned, mida tegid, ei kõlba kuskile ja tal on 20 maas mitme kartulikoti ees sa endale paberit tegid ja tal oma küüned valutavad. Parimates soovidega kartulikoti tehnik. Nojah, aga sellel tehnikul võib-olla oleks kõige õigem olnud lihtsalt keelduda selle disaini ja pikkuse tegemisest. Aga samas ma saan aru, et nooremana sa niisama ei keeldu. Selles mõttes sul on klienti vaja. Jah, täpselt. Ikka teed ja tahad kogemust saada nii-öelda. Aga alla 18 ma arvan on tegelikult isegi see, kuigi tänapäeval ma ei tea, siin on 10-aastastel on küüned peal juba, et keegi ju teeb kuskil. Jah, tahaks jah. Jah, mul on käinud ka mõni 16-aastane. Aga ma olen ka selles suhtes suhelnud ikkagist nagu nende vanematega ja kõik on nagu kirjalikult välja toodud, et kas ja kuidas vaata. Üks tütarlaps oli, kelle ema pani talle ajakirja ja küsis vaata, et ta tahab natukene ripsmeid proovida vaata, et kas olen nõus, siis ma ütlesingi, et kui te ise nagu päriselt nagu teate ja et siis ju võib,
aga üldjuhul küll mitte, see on natukene sihuke. Tänapäeva 14-15 aastased näevad väga vabalt välja juba täishäälised, nii et see väga raske on nagu välimuse järgi seal vanust öelda ja tegelikult kui nad bronivadki sul aja seal broneerimissüsteemis, siis sa ju ei tea, kui vana see inimene on, kes sul sealt uksest sisse tuleb. Et vabalt võibki mõni, ma ei tea, 14-15 aastane sul tegelikult ma arvan, et ei olegi nagu väga suur probleem, kui ta ongi, ütleme, ma ei tea, 15-16 ja tal on nagu mingi oma küünekeeliga katmine, et nagu või mingi lühikene mingi selline. Aga kui ma ei tea, bussiga sõidad või trammiga, sa näed, et neil on nagu mingi kilomeetrist küüned, siis pooled on nagu ära murd. Loomulikult küüned valutavad, mul ka valutaks. Ja siis no ripsmed need nagu hõljuvad kosmosesse jälle. Et aga kui sul olekski niisugune normaalne, see ei pea olema nagu mingisugune mopsul silmas, et võib niisama ka ilusamaks teha. Et noh, mingisugune kerge, ma ei tea, hübriid või mingi vispi või, et noh, noored tüdrukud on niigi nii ilusad, milleks nagu seda kõike jama vaja on ju. Et noh, nad ise ei saa sellest aru, et aga kui see on nagu turvaliselt tehtud, et siis pigem ma pooldan seda, et ema võtabki normaalse tegijaga ühendust ja siis broneerib selle aja ja tõesti nagu laps saab siis kvaliteetse teenuse, et noh, kõiki neid et turvalisust on nagu siis meeles peetud. Mitte see, et nad tegelikult nii või naa panevad endale igasugust jura külge või siis ongi, et keegi kuskil teeb, on ju. Samas, no mis ma ise parem on ju olen, ma hakkasin ka, ma ei tea, 15 või 16, kui ma hakkasin kõikidele, ma ei tea, klassiõdedele, sõbrannadele, me kõigil küüned peal, on ju. Et aga noh, see aeg oli ka ju 20 aastat tagasi, et siis keegi ei mõelnud, et kas see on nagu hea või halb. Et aga praegu, kui mul nagu tütar küsib kogu aeg, et no, et kui vanalt ma nüüd siis saan küüned ja ripsmed ja värgid, siis mul nagu kogu aeg, et no, et vaatame veel ikka nagu tuleviku poole, nagu kaugele tuleviku poole, et siis kui nagu umbes kodust hakkad välja kolima või niimoodi, et noh, ilmselt see nii ei lähe, aga no küüntega on ka see teema, et on hea alternatiiv, need mis need on mingid peale, nagu kuidas need on mingi press-on nails või... Jaa, aga samas see liim ei ole ju üldse hea, see ikkagi ka rikub oma küünt jumala palju. Seda küll, aga meil on näiteks kodus niimoodi, et kui ta tahab endale küüsi peale panna, siis ta võtabki need küüned ja ma juba tean, kuidas ta need peale paneb. Ta paneb need ära ja siis ta mingi, nüüd homseks panen endale küüned on ja siis need on mingi tunni aja pärast on jälle maas ära kakutud, vaata, et see on nagu... Ja, aga minu meelest need variandid olid paremad, millel oli nagu kahepoolne teip seal. Ja kahepoolse teibiga on ka, jah. Ja, et need tulevad nagu ilusalt ära, nad ei tõmba seda oma küüneplaati kaasa ja nad püsivad tegelikult paremini. Sest meil oli ka, et pandi kodus nagu need kleebitavad küüned peale ja siis mingi, ma pesin mingid pintsleid ja asju ja siis nagu, kus küüned on, nad ujusid ära. Et noh, et jah, ei ole veel nagu õige aeg ikkagi, et las lapsed olla lapsed ja see 16-aastane on ka tegelikult veel laps. Kuigi tänapäeval on väga-väga kiire neil igale poole suureks kasvamisega. On jah. Aga meil olid väga vahvad kirjad ja kõik kirjasaatjad saavad meilt ka siis sponsorite kingikotid. Nagu ikka on meil Kristel Stuudio panustanud oma silmalainerite ja ripsmepesuvahtudega. Siis meie poolt on mega super hüper kiftid, mega roosad nunnud, mis ma veel saaks öelda, cutie kotikesed. Jah, kuhu mahuvad kõik maailma asjad. Kartulit mahub sinna, ma arvan, mingi 5 kilo jagu. Et saab toidupoes käia, saab koolis käia, läpakas mahub, vihikud mahuvad, trenniriided mahuvad ja kõik asjad mahuvad. Ja siis Lasheri poolt on Korea brändi mingisugused mega mõnusad näopuhastuslapikesed. Jah, meigi eemaldamiseks. Ja. Siis Pomelo oli huuleläiked. Luxlash on ka meil. Luxlashil on nii palju kingitusi, et sealt me peame vaatama, mida kellegile saaksime saata, sest ja neil on nagu mega palju nenni. Siis Be-Moreilt on meil mingisugust tervisetoodet, detox-segu. Jep. Ja. Vist ongi kõik või? Vist on jah. Igatahes nänni on ja palju on, nii et kõik saavad oma kotikese. Ja kindlasti, kui teil tuli nüüd mõtteid, millest kirjutada, siis ärge üldse kahelge,
sellepärast, et ilmselgelt tasub. Raiskate 5 minutit oma elust selle kirja kirjutamise peale, siis saate feimi ja kuulsust ja siis nänni ka veel. Täpselt. Ja kui on mingid teemasid, millest te tahaksite kuulda või keda te tahaksite näiteks saatekülalisena siin podcastis kuulata, siis võite ka julgelt märku anda, et vaatame, kutsume kohale. Meil on sügisel tegelikult juba väga palju põnevaid külalisi tulemas ja neid on natukene seoses ka meie uue rahvatervise seaduse muudatusega. Aga sellest juba siis lähemalt, kui on see õige hetk. Ja kindlasti nurume teile ka soodustusi ja asju välja, nagu ikka. Nagu ikka. Kerjame. Meie kerjamine on ikka legendaarne juba. Ja siis, kui te ära mõtlete, missugune meie siltskonna-mäng võiks olla, siis te võiksite paari sõnaga oma visiooni sellest saata meile Instasse. Ja siis kellegile me anname selle mängu ära, sest nad on juba meil füüsiliselt tegelikult siin laua peal olemas. Jah, et see, mida sa arvad, milline see olla võiks, see tegelikult ei loe enam, sest need on palju. Ja, aga lihtsalt, et nagu, jah. Milline see sinu ettekujutuses võiks välja näha? Mida sa arvad, milline see mäng võiks on? Jah. Vot. See on nii minu puhul tavaline, et ma küsin siis, kui ma olen juba ära otsustanud midagi. Nagu ma seal ongi seinavärki, panen 2 varianti, et nagu tegelikult ma juba teadsin, et see tuleb tume ja siis ma panen ikka ja siis nagu keegi kunagi nagu ei vasta ja siis mul on nagu mingi 50 vastajat, kes kõik ütlevad, et hele ja mul nagu, et ei, see tuleb tume ja siis me 4 inimesega otsustasime, tähendab, meil oli otsustatud, aga 4 inimest veel otsustas, et see võiks olla nagu tume. Siis mul nagu tume see on. Ja tegelikult on väga nunnu. Nii et, jah. Aga seal ongi, vähemalt inimesed olid kaasatud sellesse. Ja. Aga olge teiega kaasatud ja võitke vähemalt siis mäng, sest miks mitte. Teeme äkki mingi loosimängu selle kohta ka. Ja paneme võib-olla väikseid sneak peek'e, et oleks lihtsam. Aga võib-olla ei pane ka, ei tea. Aga jälgige meid siis Instagramis iluvarjus ja kirjutage siis meile iluvarjus@gmail.com. Et selline see meie tänane episood siis saigi. Jagage siis oma lugusid või kas või rääkige oma hullematest iluostudest, mis igades teemadel. Võtke inspiratsiooni eelnevatest kirjutistest. Ja ära unusta siis jälgida, jagada seda podcasti ka sõbrannale, kes armastab ilujutte sama palju kui sina. Ja järgmise korrani pea meeles, et ilu võib olla ka varjus. Just. Tšau, tšau! Tšau!